tere! Nii, nüüd siis teeme roherikkuse, ma ei mäleta täpselt mitmendat osa, aga teemaks on kanep. Kanep, selle erinevad jupp kanepist. Eestis on kanepi tarvitamine, kasvatamine, omamine, ostmine, müümine keelatud, aga kanep on tegelikult põhimõtteliselt ei ole. Ta on narkootikum, ta on see teadust suurendav aine, teadust parandav aine, aitab kasutada rohkemat hulka aju. Ja selline aine on keelatud nimekiri, keelatud. Praeguseks on juba päris mitmetes riikides lubatud ka, aga Eestis on tarvitamine, kasvatamine, omamine, ostmine ja müümine keelatud. See on see narkootiliste psühhotroopsete ainete nimekirjas on kanep muidu. Kuigi on näitud ka raviomadusi nendele. Narkootilistest psühhotroopsetel ainetel, psüühikat, inimeste käitumist mõjutavatel ainetel raviomadusi, näiteks depressiooni vastu võitlemisel. Näitud sellist raviomadusi. Ja paljudes, aga nüüd on see kunagi 19. sajandil pandi paika, et need on keelatud ja tegelikult ei ole need kanep ja sellised, need eriti kahjulikud. Kanepit tuntakse nime all ka marihuana. Marihuana nime all tuntakse kanepit. Need ei ole kahjulikud, vaid avardavad teadust, annavad kasutada peaaegu 100% ajumahtu, mida kunagi ei kasutata tegelikult ära. Varjatud võimed on kõikidel kusagil. Kanepiga tulevad need välja. Kuid Eestis, paljudes riikides, nagu näiteks Belgias ja Argentiinas ja Austrias, on kanepi kasutamine lubatud. Ja näiteks Hispaanias ka tarbimine, kasutamine lubatud, müümine, ostmine ei ole. Kasvatamine, tarbimine on lubatud. Ja Belgias on tarbimine lubatud. Ja ka enda kasvatamiseks ühe kanepi taime on lubatud. Austrias võib teaduslikel meditsiiniste eesmärkide kasutada ravikanepit siis. No ravikanep võiks vähemalt olla lubatud, kui ülejäänud ei ole. Argentiinas on väikese koguse kanepi omamine isiklikust tarbeks lubatud. Ja Eestis on tarvitamine, kasvatamine, omamine, ostmine ja müümine keelatud. Väga maha jäänud asi. Tarvitamine ja väikese koguse omamine on keelatud. Ja kasvatamine samamoodi. Vahendamine edasi on samamoodi. Kuid kanepi seemned on lubatud. Aga seemnete sissetoomine, riiki sissetoomine või väljaviimine on keelatud ehk eksport-import. Ehk siis ja tervisliku põhjuste kasutamine, kanepi kasutamine on lubatud. Kuid seda ei ole kasutatud. Kanepit perearsti loal on lubatud kasutada tervislike põhjuste ravi, ehk siis ravikanep on Eestis lubatud. Aga seda ei ole kasutatud. Millegipärast perearst pole kirjutanud kellelegi välja kanepit. Ravikanepi kasutamine on lubatud, aga kanepitaime kasvatamine ja müümine ja tarvitamine muidu
on keelatud. Väga imelik olukord. Ja aga päris paljudes riikides lubatud kunagi, kui reeglid paika pandi, keelati ära kanep. Kanepi vallal on kanepi taim lipu peal on kanepi leht. USA on osariikide kaupa, erineb see. Taanis keel on keelatud, Venemaal väikses koguses lubatud, Suurbritannias on omamine ja kasvatamine lubatud, aga levitamine keelatud. Soomes on tarvitamine, kasvatamine, omamine, ostmine ja müümine keelatud. Saksamaal kanep illegaalne, aga omamine on lubatud põhimõtteliselt, kui väikest kogust ei ületa, ehk 6-15 grammi. Rootsis ja omamine ja tarvitamine on täielikult keelatud. Prantsusmaa omamine, kasutamine ja müümine on keelatud, enda tarbeks kasutamine on lubatud ka avalikus kohas. Kui kanep on erinev vormid, India kanep, bariil kanep, marihuana. Ehk siis on kanepi see nimi, mis pandi, kui ta narkootiliste ainete hulka loeti. Kanepit on aastakümneid kasutatud psühhedeelse ainena. Põlisrahvad on aastakümneid kanepit kasvatanud ja kasutanud, et näha nägemusi erinevatest ette tulevaidest juhtumitest, asjadest. Aga millalgi 19. sajandi, 20. sajandi, 1961. aastal narkootiliste ainete konventsiooniga keelati ära kanep. Selleks pandi neile marihuana nimeks. Et seda ära keelata. Aga filosoofiline sügav mõtlemine tekib kanepi kasvatamisest lühiajast toimejärgi. Söögiisu tõus ja aktiivsus või see vastupidi, niisus või väsimus. Lühimälu halvemine ajutiselt, kuid stressilangus, valu ja viha leevendus, hiivelduse vähenemine, ajataju muutus, kuid kas või suu, muusika, kunsti ja huumori kõrge minna, vererõhu tõus, silmasisse rõhu langus, silma muutus punaseks, paranoia, loov filosoofiline sügav mõtlemine tekib, mõtlemine süvenemine, keskendumine suurenevad. Pikaajaline toime mälule, negatiivne mõju lühimälule. Aga närvirakud ei hävine, paranevad. Kanep on palju kasulikum kui alkohol. Kui alkoholist tekib igasugused peavalud, siis kanepist ei teki. Alkohol on väga kasulik. Alkohol ei ole üldse kasulik. Kanep on palju kasulikum. Alkohol kahjustab aju ja mälu ja siis kanep hoopis parandab mälu ja aju. Mitte ei kahjusta. Ja
kanepi tarvitada raskusi karjääri valikuga. Depressiooni langetab mõju. Kanep vähendab masendust, tunnest. Ei põjuta mida. Nuusinapsi mõjutaja. Laste sündi ei mõjuta kanep. Ravib vaimseid haigusi Samas võib kanepi psühhoos kanepi laksu alla võib juhtida. Kanepil on sõltuvuse tekitamise potentsiaal oluliselt väiksem heroiinist, kokaiinist, tubakast ja alkoholist. Alla 10% kanepi tarvitajatest jäävad sõltuvusse. Tubak on 32%, opiaatidega 23%, alkoholiga 15%. Ehk siis põhimõtteliselt opiaadid on see grupp, siis narkootiliste ainete grupp. Kannabinoidid tekitab psüühikahäirega, aga kanep parandab mälu, saab parandab õppimist, suurendab kanepi legaliseerimine on igati normaalne tegevus. Kanepi lubamine kasutamiseni või näiteks ravi eesmärgil suurendab õppimisvõimest, avardab teadust, kanep peab kasutama aju kõiki osi, kutsub kasutama neid varjatuid potentsiaali, mis ajus on, aju varjatuid osi peab kasutama. Kanepist võiks veel rääkida muidugi. Teeme veel mõnikord võib-olla paar osa kanepist ja teistest psühhoteelsetest ainetest. Nad ei ole narkootikumid, sest nad ei tekita sellist suurt sõltuvust. Ei saa tekitada eriti. Kanepist ei ole eriti võimalik sõltuvusse jääda. Kanep parandab ajumehhanisme, suurendab õppimisvõimet, teadust. Nii et jah, kanep on igatpidi kasulik. Aga sellest ei ole aru saadud, seda on hakatud uurima nüüd viimaste 20 aastaga on hakatud uurima neid aineid. Neid psühhotroopseid aineid viimase 20 aastaga hakatud uurima. Psühhoteelseid, psühhotroopseid, mõlemaid. Võttud uurima, leidma neid, varem neid uuritud. Leidma neid positiivseid, neid ravivaid omadusi otsitakse sealt. Neid häid omadusi, mis võivad suurendada õppimisvõimet või ravida haigusi. Kanep on tõenäoliselt see. Kanep ravib depressiooni näiteks. Otsitakse selliseid aineid. Miks muidu juba vanasti, 10 aastat tagasi enne regulatsioonide tegemist, olid need indiaanlased ja teised põliselanikud kasutasid ja tarvitasid kanepeid ja teisi psühhoteelseid aineid. Ikka, sellepärast et nad avardavad teadust, annavad neile mingisuguse mälupildi, mingisuguse unustatud mälestusi toovad esile uuesti. Kõike, mis unustatud, toovad uuesti esile. Sest kõik on olemas, absoluutselt kõik on olemas. Miski ei kao ära kunagi, mitte kuhugi. Aga jah, kanep suudab neid ainult esile tuua ja avardada mõtteid ja kõike maailma varjatud potentsiaali, mis on meis igalus peidus. Nüüd ma lõpetan. Tšau!